Teie evolutsiooniprotsess on kavandatud nii, et alustades evolutsiooni sellelt planeedilt, te tõuseksite evolutsiooni ja reaalsuse kõige kõrgemale tasemele, kus te peate saama sama täiuslikuks kui looja ise ehk kõrgem meel, ehk siis teil on vaja avada endast tema olemus. Selleks ongi loodud need kõrgelt arenenud planeedid ja maailmad. Muidugi, lahkudes sellelt planeedilt teatud teenete ja teatud püüdluste ning teatud vastavuse eest, ma ütleksin just vastavuse, see on kõige õigem sõna, kus teid kantakse ja viiakse üle kõrgelt arenenud planeetidele, sest just nendel planeetidel elavad kõrgelt arenenud olendid. Võiks ka nii öelda, et tavaline inimene sinna ei pääse, see on võimatu. Tal poleks seal isegi midagi teha, sest seal pole temasuguseid arenemata inimesi. Seal on kõik kõrgelt arenenud olendid. Seal on seeravite ja serafiimide tohutu armee. Seal on tohutu hulk olendid, kes tegelevad meelelahutusega, muusikaga, kes korraldavad igapäevaelu, puhkust, kes korraldavad õppimist, kes loovad erinevate tasemete reaalsuse projektsioone, kes tegelevad uue elu arendamise ja juurutamisega, kes tegelevad teiste planeetide ja reaalsuste uurimisega, kes tegelevad teiste planeetide abistamisega ja eriti nende planeetide, mis on langenud või on oma arengu poolest madalamal tasemel. Üldiselt võime öelda, et elu on seal täies hoos. Elu mõte on seal selles, et tõusnud ise kõrgemale tasemele, tõsta ka teisi planeete ja olendeid samuti kõrgemale tasemele. Ja see on kõik tänu sellisele abile. Kosmoses on kõik üles ehitatud vastastikusele abistamisele ja toetusele, kus hoolitsetakse üksteise eest. See filosoofia ongi just selline, kus kõik hoolitsevad üksteise eest. Olles kõrgemalt arenenud olekus, mida te ei ole, tulevad nad sellele planeedile ja tegelevad teie arendamisega. Teie jaoks on see tegelikult arusaamatu, kuid see toimub, aga see on tõesti nii, sõbrad. Seega, et sinna pääseda ja seal olemist väärida ning evolutsioneeruda ja elu nautida, tõsta oma vaimset potentsiaali kõrgele tasemele ja loojaks saada, peate juba siin alustama seda õiget tõusuteed. Seal kohtub sellelt planeedilt saabunud inimene korraga kõigi avaldunud reaalsuse maailmaga. Füüsilisega, kus ta näeb seda füüsilist maailma, morontia maailmaga, mis on gaasitaoline maailm ning vaimse maailmaga. Ta näeb neid isegi olendeid, kes hakkavad teda arendama. Ta õpib nende olemust tundma ning hakkab uurima ja õppima nende evolutsioonilist teed ja nemad omakorda hoolitsevad teie eest. Sellisel moel nad võimaldavad ja aitavad teil avada protsessi käigus teie loomuliku jumalalapse olemuse. Ma tahan, et te jälgiksite oma sisemist seisundit ja vabaneksite sellest, mis võib teid hävitada. Vihast, soovist eraldada kedagi, soovist ahnitseda, soovist kellegi üle valitseda, kedagi alandada, luues sisemise üleoleku seisundi. Need ei ole kosmose seadused, vaid need on seadused, mis rikuvad kosmose reaalsust. Täiuslikkuse saavutamiseks peate oma elukogemusega läbima kogu 7. superuniversumi, kus te tutvute kõrgelt arenenud olenditega, nende ülesannete ja tööga ning samal ajal avate end samuti ülesannete, töö ja samuti saavutuste kaudu.